Tere! Mina olen Eve Reisalu ja ma tutvustan teile täna sellist lehekülge, mille nimi on Flipiti ja leiab selle internetist aadressil flipiti.net. Sellel leheküljel on hästi palju toredaid vidinaid, aga meie vaatame siit siis täna Flipiti Snowman. See on sõna äraarvamise mäng tähti pakkudes ja see on sarnane ülespoomise mängule. Mängu loomiseks vajutame nupul Instructions. Avanevas leheküljes esimeses kastis on inglise keeles ette antud sõnad. Need me kustutame ära, lohistame nad hiirega kõik üle ja vajutame siis klaviatuuril delete nuppu või klahvi. Ja kirjutame siia oma sõna, mida me siis soovime, et ära arvama hakatakse. Ja siin saab kasutada ka täpitähti, nii et õ-tähed, ö-tüüd on kõik täiesti kasutatavad. Mina panen praegu näiteks murdude võrdlemine ja siin saab siis panna järgmisele reale või siis eraldada komaga, mina panen järgmisele reale uue sõna mõiste, mida soovitakse siis, et kui esimene on ära lahendatud, siis saab kohe teist hakata lahendama. Näiteks see sobib võõrkeeletundi uute sõnade õppimise juures, et tunni keskel mängida, et on 7 sõna õpitud, uut 7 sõna on käsitlusel ja siis need 7 sõna kõik siia üksteise alla kirjutada. Ja siis saab õpilastega tunnis niimoodi korrata sõnu ja neid ära arvata. Aga meie piirdume praegu siis ühe mänguga. Siin all saab siis valida mängutüüpi. Selleks on siis lumememm või lumemees, lillega seotud, pomm ja õunapuul, kus siis õunad on puu otsas ja kui sõna või täht valesti läheb, siis õunapuu otsast kaob üks õun ära. Valime praegu, kuna on kevad, siis valime selle lille mängu. Ja siin võib, aga ei pea, aga võib panna ka oma tööle siis pealkirja, näiteks matemaatika. Ja panen siia loo. Ja nüüd ongi mäng valmis. Ja kui nüüd õpilased hakkavad ükshaaval tähti pakkuma, paneme siia näiteks nõrga D, siis need tulevad need tähed nendesse kohtadesse, kus nad käivad seal ja üleval on ka näha, mis täht on pakutud. Kui seda täht ei ole, siis näete üks lille õie kroonleht kukkus maha, aga see täht üles tuleb ikka. Ja paneme siis siia näiteks E. E oli ka olemas. Paneme tugevat T. Ei olnud ja jälle õie kroonleht kukkus maha. Kui nüüd pakutakse sellist tähte, mis on juba olemas, siis üleval on näha, annab märku, et selline täht oli olemas. Paneme uue tähe. Ja nii kaua siis kuni ära arvatakse või siin pildil, antud pildil, siis saavad otsa, nii S oli ka olemas, saavad otsa meil lille õie kroonlehed. Nii, teeme siis nii, et me praegu ära ei arvanud ja lõpmatuseni ta pakkuda ei lase, et kui pilt on ära kadunud, siis antakse meile lahendussõna ette. Kui nüüd seda sooviks mängida, siis tuleks endale salvestada see veebiaadress. Et panem hiireklõps ja kopeeri ja selle aadressi siis võib endale siis kas kuskile dokumendifaili tunnikavasse endale postkasti saata, et mida siis kasutada õpilastega tunnis. Ja samuti võib ju ka selle sama asja
selle aadressi panna QR-koodi taha, näiteks kui on õpilastel vaja tunnis korrata võõrkeelseid sõnu, on neid hästi palju sinna pandud, siis teha sellest QR-kood ja õpilased saavad siis oma seadmes mängida seda mängu näiteks individuaalselt või paarilisega koos, vaheldumisi siis arvates tähti. Nii et mõnusat katsetamist sellise vahva vidinaga.